Kas meie juttu on kuulda, ma ei tea, linnud teevad nii kõva häält. Ja need on need chativad unele, ma ei tea, mis neil on, Miika ütles, et nad teevad etenduseks valmis, et saaks parima koha, et see lindude kuninganna esineb. Aha, see võib olla tõsi küll. Aga me oleme kollases linnas, Izamallis, see on Yucatani poolsaare keskel umbes siin, merd ei ole, aga... Ja kõik majad on kollased, või no mitte päris. Ma tegin pildi ka ühest kollasest. Veits pettumus oli, et me arvasime, et see linn ongi täitsa kollane, et pidi nii olema, et kõik majad on kollased. Päris kollased nad siiski ei ole. Siin kesklinnas. Aga vanalinn või kesklinn on tehtud tõesti nii, et enamus maju on kollased. Ja rääkisime ühe kohalikuga, et kuna see siis juhtus või miks see nii juhtus. Ja 60 aastat tagasi kohalik linnavalitsus otsustas, et on vaja turiste kohale meelitada. Ja anti kollane värv vihku ja öeldi davai, et igasugused reklaamid ja Coca-Cola sildid maha ja majad kollaseks ja sellega siis tekitati selline turismiobjekt. Aga toimis küll ja maisi värv nagu siis. Ja maisi värv nii-öelda. Aga tõesti, linn on iseenesest väga ilus. Ja me käisime siin praegu, ma nüüd ei teagi täpselt, mis asi see on. See on mingi... See on nagu kiriku ümber ehitatud mingi linnaväljak või selline, aga ma saan aru, et see on ka vana. Me peame guugeldama veel, et mis asi see on, aga see on väga ilus. Jätan selle ümber, tal on nagu mitu sellist sõõri või sammas käiku. Tere! Aga mis veel on suur selline huvitav asi siin, et see on üks püramiid, mille nimi oli Kokmo. Meil on seal raske väga ronida. Seal oli raske ronida, jah. Aga me ronisime sinna tippu. All oli veel raskem, jah. Ja, aga üles oli natuke lihtsam. Et me ronisime sinna tippu ära ja see pidi olema Yucatani poolsaare üks suurimaid püramiide. Aga homme me lähme vaatama seda 7. maailmaime, see mis on... See oli lahe, see püramiid oli nii nähtamatu, et sa kõnnid mööda vanalinna tänavat ja siis järsku läheb trepp üles ja sa ei teagi, et see läheb nii kõrgele üles, et ja siis järjest kasvab see püramiidi. Aga ümbrus on täiesti lame, et see on ilmselt kõik sinna toodud, kogu see püramiid. Aga väga lahe tegelikult, väga ilus oli see. Nii et ma ei tea, kas see maailma ime suudab lüüa seda, sest see oli väga võimas ja me saime sinna üles ronida, ma ei tea, kas sinna selle homse püramiidi peale saab. Ei tea. Aga see on väga tore linn muidu, et me saime siin super maitsva lõunasöögi. Meil on 24 euro eest hotellituba, suur, ilusa sellise hooviga, väga korralik. See on hämmastav, sest seal, kus me muidu elame, seal me maksame 3 korda rohkem ühe ööst. Nii et see on väga kihvt ja tore ja ilus linn, et ta ei ole küll üleni kollane, nagu räägiti, aga me igatahes soovitame. Ja aga siin on tunda ka, et see on sisemaa, et siin on temperatuurid hoopis kõrgemad, et täna oli 31 kraadi, oli kõige kuumem. Kell on mingi 7 praegu juba vist ja ikka väga soe on praegu. Väga soe veel, jah. Et aga elu käib, ma ei tea, nüüd elu algab, kusjuures kõik oli päeval või vaikne, nüüd hakkab siin elu liita. Küll jah, autod liiguvad ja inimesed hakkavad liikuma. Nii et külastage Izamalli. Ja.